Noore meistri tänane võistlus on pisut teistsugune. Sel korral näitavad oma oskuseid toevajadusega noored, kelle õpetamisel on arvestatud nende individuaalsete võimete ja vajadustega. Algab puhastusteenindajate noore meistri võistlus. Selle nädala võistlus toimub Tartu rakenduslikus kolledžis ehk VOKOs. Eesti suurimas kutse- ja täiendõppekeskuses õpib 3600 õpilast tasemeõppes. Ja lisaks neile on ka veel üle 2400 õppuri täiskasvanute koolituses. Õppekavade nimekiri on seega seinast seina ning katab peaaegu kõiki valdkondi. Meie tänase võistluse fookuses on puhastusteenindajad. Puhastusteenindajad puhastavad kõike meie ümber, igas asutuses, igas kodus. Ta on kõige vajalikum amet tegelikult. Mustuses ei saa mitte üks inimene elada. Ilma veeta koristamine on in. See tähendab seda, et me kasutame koristamisel vähe vett, ette niisutatud lappe, mitte ämbrit veega. Teadlik puhastamine on tegelikult nagu hästi oluline selleks, et me oleks terved, selleks, et meil oleks töövõime. See on hea oluteenus, selleks meil oleks hea olla. Täna selgub puhastusteenindajate noor meister. Võistlejad on 9 lausa 5 erinevast koolist. Kõigepealt ootab need ees 2 põhivooru ülesannet ja siis valitakse välja 3 parimat, kes liiguvad edasi finaalvooru, sest seal selgubki meie noor meister. Kallid võistlejad, olete te valmis? Jaa! Väga hea, aga siis alustame. Põhivooru esimene ülesanne on kuiva lahtise mustuse eemaldamine põrandalt. Oled sa valmis? Jaa. Olen valmis. Siis palun alusta. Sellel võistlusel võistlevad siis hariduslike erivajadustega noored, kuigi moodsam sõna on nüüd suurenenud toevajadusega õppijad. Üldjuhul on nendel psüühikahäiretega, et füüsilise puudega on nagu raskem sellel erialal. On autistlike, Aspergeri ja muude sihukeste eripäradega, et nendega lihtsalt töö selgeks õppimine võtab rohkem aega, et korduseid on palju, et nendel salvestub mällu läbi pideva kordamise, et kogu aeg teeme ühte ja sama, et nemad siis täna võistlevad meil. Nendega töö on natukene väsitavam, aga nad on väga vahetud, on väga toredad ja vahepeal ettearvamatud ka. Kõige suurem rõõm on sellest, et nad on üdini ausad, nad on väga kohusetundlikud. Kui ma ikka täna olen kole, siis nad seda otse ütlevad sulle, kui sa oled ilus ja teed hästi, siis nad nagu kiidavad sind ka koheselt. Nad ei ole nii, et nad selja taga midagi räägiks või sealt tuleb kõik ilma filtrita, on see hea või halb, et sa saad nagu kohest tagasisidet. Nooremeistri tiitli nimel võistlevad Mattias Vaino ja Hanna-Liisa Rihm Tartu rakenduslikust kolledžist, Kristabel Kährik Viljandi kutseõppekeskusest, Kirill Martišenko ja Valter Talli Tallinna rakenduslikust kolledžist, Kadi Punnar ja Ela Raaso Võrumaa haridus- ja tehnoloogiakeskusest ning Katarina Kuuseva ja Kai Stamm Järvamaa rakenduslikust kolledžist. Kui ma hakkasin seda põrandat puhastama, siis siledama peal liikus see mopp paremini ja see sodi, mis seal maas oli, see tuli ilusti kaasa selle mopiga. Aga seal mitte nii sileda pinna peal jäid need peenikesed tükid sinna vahele. Ma mõtlesin, et äkki ma saan päästa seda ja pühin harjaga kokku, aga see ei töötanud, seda oli lihtsalt nii palju ja ma ei jõudnudki oma ülesannet lõpuni teha. Sinu aeg on nüüd täis. Kui oleks antud veel 5 minutit, siis ma oleks sellega hakkama saanud. Kõigepealt korjasin suurema sodi ära, milleks olid siis mingid ajalehe nutsakad ja siis lihtsalt kohvipuru seal, mis põrandal oli puistatud, lihtsalt kummiliistuga ära võtta. Tegemata jäi siis kontroll ja lapi puhastamine selle
harjaga. No, harja ma unustasin kaasa võtta. Esiteks alustame juba selle. 5 minutit oli see võistlusaeg siis ja ajast jäi isegi 30 sekundit üle. Mul läks enam-vähem hästi, ainult koristusvahendite puhastamise järjekord läks natuke sassi. Ma alustasin kühvli ja mopi puhastamisega ennem, aga ma oleks pidanud selle mopi lapi puhastamise ennem ära tegema ja siis teisi asju puhastama. Võistlus käib, aga meil on vetsupaus. Minu kõrval on puhastusekspert Helge ja mis me siin vetsus teeme, mis sa tahad teha? Kujutame ette, et meil on kõhuviirus liikvel ja kõhuviirus on selline viirus, mille kohta saab öelda, et see on kontaktnakkus. Keegi inimene, kellel oli see viirus, puudutas mingit pinda ja teine sai selle kaudu nakkuse. Selle leviku tõkestamiseks või vältimiseks on oluline puhastada puutepindasid. Mõtle, et millised nendega võiks olla. Ma olen kõige olulisem ukselingid. Kui sa lähed välja, just see ukselink on just kõige hullem. Paljud ei pese oma käsi ja siis sa lähed lihtsalt sinna ja siis ma lihtsalt nagu kuidagi lükkan seda käsi. Noh, niimoodi on ja. Või põlvega. Väga tark tegu. Nii, mis sa veel puhastaks? Segisti see pealmine osa. See siit. Jah. WC-poti seda nuppu kindlasti. See gaas ka äkki. Et seal ikkagi võiks olla päris palju igasuguseid baktereid ja pisikuid. Tead, mul on üks abimees. Me saame nüüd ära kustutada tule ja vaadata. Me natuke näeme, mis kohti inimesed puudutavad. Ei saa hakka vaatama. Jummal hoidku ju. Mehed kusevad lakke või? No ma ei tea, ma peaks küsima meeste käest. Täitsa lõpp. No mehed, mida te teete? No? Džässi see on. See tekib siis, kui selline mustus on natuke liiga märja lapiga laiali aetud ja siis kannan pinnale laiali. Ehk et kui me neid viiruseid taga ajame, siis nemad jäävad ikka sinna. Mustuse peab ära võtma, mitte laiali ajama. Muideks naiste WC-s on kraanikausi ümbrus tavaliselt alati mustem kui meeste WC-s. Vaata seda lingi ümbrust. Siit on näha, et midagi on nagu näha, et siin ka need viirused elavad. Minu kogemuse järgi on need pinnad, kui hakata mõõtma, need ukseservad on alati kõige rohkem nii-öelda saastet täis. Vetsupoti nupuga on tegelikult nii, et kunagi, kui mina hakkasin õppima koristamist, siis alati räägiti, et see on kõige mustem. Aga nüüd see on natuke triki koht. Nii minu mõõtmised kui väga paljude teiste rahvusvaheliste uuringute mõõtmised näitavad, et see ammu enam ei ole. Miks? Inimesed õpivad teda puhastama ja näe ei ole ka. Minu kogemuse järgi on hoopis ukseservad, lingid, nagu ütlesid, lülitid, dosaatorid alt. Kordades hullemad kui nupp näiteks. Aga ma julgeks öelda, et see tegelikult on puhas WC. Ma olen tuhandeid WC-sid selle lambiga vaadanud ja see pigem positsioneerub 10% puhtamatu hulka. Et see on kõik mustus, jah? Loomulikult, mis see siis muu on? Seinakaunistus ei ole vist. No pigem ei ole, jah? No võt selline lugu. Tahaks 2 kohta, mis ma tahaks puhtaks teha, on see lüliti ja siis see masin siin. Teeme ära. Ja ma innustan siin sellega, et ainult veega niisutatud mikrokivlapiga saab tegelikult ääretult efektiivselt puhtaks, juhul kui ta on ilusti volditud, kui ma lähen ühelt pinnalt teisele, keeran teise puhta külje ette, sobiva niiskusega, umbes supilusika täis vett lapi kohta ja piisav mehaanika. Siis saab puhtaks. Nüüd hakkame õõruma või? Ära õõru, pühi. Pühi? Jah, tuled nagu alla. Väga hea, super. Väga ilusti. Ilus koristan küll. Ja võib-olla nüüd varsti võid hakata lapiluud külge ka panema. Ma kujutan ette, et ta juba hakkab mustaks saama. Kui sa seda teinud ei oleks, sa oleks praegu sealt tassinud järgmisele pinnale. Haiglas võib see kellegi inimese elu tähendada, kui ma seda ei tee. Puhastame siis siit ka. Vaatame nüüd. No kuule, aina asi on natuke parem. No mitte natuke, ikka väga palju. Sinu kätetöö on väga hästi. No kuule! Siin ei ole mitte midagi. Muidugi ei ole, sest sa tegid nii, nagu ma suunasin sind. Siis saime ikkagi tööga ilusti hakkama. Väga hästi. Tubli töö. Ma õppisin nii mõndagi. Helga, aitäh! Ja meie vaatame, kuidas meie võistlejate läheb. Ma tundsin võistluse ajal, kuidas mu seda lõi hästi kiiresti, et mul oli ikkagi pinge, oli ikkagi sees. Super! 5 sekundit enne 5 minuti täitumist. Väga hästi! Väga hästi! Kui ma üritasin kühvli pealt kohvipuru ära
pühkida, siis see praht läks kogemata põrandale ja siis ma ei jõudnud seda ära pühkida. Ohukoht, mis võib olla, on see, et kui ma teen töövahendi märjaks näiteks, siis kui mustus saab märjaks, nii nagu mullast tekib pori, tekib ka mustusest, või ma panen oma aja natuke vale asja peale, et ma liiga palju niisutan oma lappi seal ja võib-olla liiga palju puhastan seda tarvikut, saan kiiremini. See võib olla. Kohvipullu ei mul pühkimata. See oli väga raske puhastada. Pühkisin selle mustuse kokku ja siis ma tahtsin need paberid ka sealt ära korjata, aga mu sai aeg otsa. Nii, sul aeg läbi. Mul läks halvasti sellepärast, et ma olin närvis. Mul jäi tegemata tarvikute puhastamine ja mopiga ma tegin ka midagi valesti seal. Ma oleks võinud rahulikumalt võtta. Ma kiirustasin liiga palju. Взяло то, что удивительно, что был пигель, типа мусор. Я думал, что почему там мусор, там я думал, что будет так как-то рассып, тогда я не знаю, как-то быстренько там пол помыть там либо сухим красоки и все. Ну еще плюс мусор был, так что за это время так потянуло еще. По заданию надо было убрать с собой там вещи типа моп, там эту корзину, тряпки и прочее. Aitäh sulle! Võistlust hindavad kohtunikena Arkadia puhastuse juhataja Annela Tiitson, pesueksperdi juhatuse liige Tiit Jürman ning Rahvusteatri vanemuine majade perenaine Kaili Kattai. Minu meelest oli see esimene ülesanne paras pähkel. Mulle tundus, et ülesande püstitusest ei saanud võib-olla osad hästi aru, et nad lähtusid ainult teatud osast selle ülesande täitmisel, et nad ei lahendanud nagu tervikut. Tundus küll maru lihtne, aga isegi juba selle õige tarviku valimine oli tegelikult üsna keeruline, sest siin oli 4 erinevat põrandapinda, üks nendest oli selline üsna struktuurne. Vaadates nüüd nende käekirja, oli nagu näha, kes oli nagu kelle alt tulnud, et need käekirjad olid hästi sarnased. Võis aru saada võistluse käigul, et need 2 noort on kindlasti ühes koolis, sest nad tegid midagi hästi sarnaselt, ehk siis nad on nagu tegelikult väga püüdlikult toimetanud ja õppinud need võtted selgeks, mida neil on vaja. Kõige tähtsam lõpuks on ju tulemus. Et kui tulemust ei olnud, siis ka oli vaja mõned punktid võib-olla maha võtta. Paraku. Ja. Meie võistlejatel on esimene põhivooru ülesanne tehtud ja teine ootab veel ees. Pärast pausi aga liitub meiega tänase saate üllatuskülaline, kelleks on saatejuht Kristjan Jõekalda. Ühe korra elus olen ma löönud kodu nii läikima ja see oli viga. Puhastusteenindajate nooremeistri võistlus jätkub. Võistlejad alustasid juba oma töödega, aga enne, kui me laseme neil jätkata, tahaksin siia kutsuda tänase saate üllatuskülalise, kelleks on üks kange mees, saatejuht Kristjan Jõekalda. Tervist, härra! Tere, Kristjan! Tere, noored meistrid! Tere! Yes. No kuule, räägi, kui suur koristaja sa kodus oled? Mul on õnnestunud leida selline abikaasa, kes on kogu selle raske töö enda peale võtnud ja ta lihtsalt ei usalda mind kodustes majapidamistöödes, sellepärast, et ei ole mõtet lasta inimesel kõik veel rohkem segamini ajada selleks, et ta saaks ise selle pärast kõik ära koristada. Seepärast mind lihtsalt hoitakse eemal ja vahest, kui midagi on nagu väga valesti ja väga must, et on vaja nagu õpetada, nagu koera on vaja panna oma pissi sisse ninapidi näiteks, siis samamoodi mind suunatakse, et vaat, ise lasid üle poti ääre, ise nüüd pühid selle ära kah. No Kristjan, ole mureta, meile täna õpetatakse, kuidas õigesti tuleb koristada, nii et äkki sa saad ikkagi koju minna ja midagi... Üllatad oma abikaasad. Täpselt nii. Eks me varsti saame seda kõike õppida, aga laseme meie võistlejatel oma tööga jätkata. Just. Nii et vaatame, kuidas siis põhivooru ülesanne edasi läheb. Põhivooru teise ülesande võiks jagada 2. Esimene ülesanne on see, et nad peavad sorteerima prügi. Seal on 8 erinevat prügi
ja 5 erinevat prügikasti ja nad peavad asetama need õigesse kohta. Seal on segaolme, seal on bio, pakend, paber, papp ja ohtlik. Põhimõte ongi selles, et ta teab, kuhu seda sorteerida. See tundub väga lihtne olema, aga tegelik elu ei ole nii lihtne. Kui kiiresti peab tegema ja mitu erineva prügi on, siis võib vahepeal sassi minna. Vahest läheb ikka tuleb plokki ette, sa jääd mõtlema, et kuhu see läheb. Ну, особо трудностей никаких не было по поводу мусора. Теперь я такой, ну, все понятно, все видно. Я быстро как-то справился, как будто. Там быстро справился там с пиво, с бумагой, с упаковками и так далее. Jäetise paberiga oli vist jäi korra mõtlema ja ma panin ikka õigesse kohta. Võistlus käib ja mina olen see enda kõrvale toonud inimese, kes ütles, et ta koristab ikka jõle palju. See oleks muidugi Kristjan Jääkald. Nali naljaks, võib-olla liiga palju ei saatu koristama. Kui palju sa ikkagi ise teed seda? Tegelikult ma ei tea üldse, aga ühe korra elus olen ma löönud kodu nii läikima ja see oli viga. Okay. Mul olid vanemad ära Saaremaal, ma olin ise keskkoolipoiss ja loomulikult kasutati võimalust ja pind oli vaba ja seltskond elas meil põhimõtteliselt nädal aega. Ja siis, kui vanemad koju jõudsid, siis oli kõik korda tehtud. Ja ema siis astus suurde tuppa, ütles, et oli siis ka suur pidu. Ma ütlesin, et me ei ole mingit pidu pidanud. Ütles, ära valeta. Et lihtsalt ma küsin, et oli siis suur. Ma küsin, kus sa siis võtad, et oli jah suur. Ütles, et vaata pojake, et kui sa oleks nädal aega üksi olnud, siis see koht oleks mattunud tolmu sisse ja šokki oleks kõik kohad täis olnud. Aga kõik läikis, saad aru, sa võisid näpuga tõmmata ja see on täiesti puhas. Nii et sellest ma õppisin juba keskkooli ajal, et ei maksa liiga usin olla, sellepärast, et see võib maksta kätte. Niimoodi jäi vahele? Niimoodi jäi vahele, jah. Meie saame sinuga varsti tegelikult natuke ise ka need testida. See on tore. Kui head koristavad me oleme. Aga võistlus jätkub ja vaatame, kuidas meie võistlejatel läheb. Mulle prügi sorteerimine võib olla raske, aga ma annan endast parima. Eelmine aasta mul tuli prügi sorteerimisel mingi plokk ette ja ma selle tõttu kaotasin punkte. Eelneval aastal ma sain 3. koha. Sellel aastal oleks mu eesmärk jõuda vähemalt esikolmikusse. Ma oleks ka sellega väga rahul. Ma pean seal hästi palju nagu mõtlema, et kõik prügi saaks õigesse kasti. Ega ühe asja kohta ma ei teadnud, kuhu see täpselt käib. See asi oli küünelaki pudel, pole varem kokku puutunud. Igaks juhuks panin olmesse, siis tegelikult kui päris kindel ei ole, siis alati panen sinna, kuhu läheb kõik kokku. Küünelaki pudel läheb ohtlikus jäätmesse. Küüslauku ma panin peosse. Jäätise paber läheb pakendisse, kui ta puhas on. Kui oleks määrdunud olnud, siis oleks ta olmesse läinud. Paberi ma panin paberisse ja siis selle kommipaki panin pakendisse. Kohukese paber läheb pakendisse. Munakoore panin peosse. Mõni võis ka valesti minna, et ma päris kindel ei ole selles. Prügi sorteerimine päris lihtne tegelikult. Pead jälgima lihtsalt märke, mis prügikastidel on. Kui sa mõne asja puhul alati kahtled, siis lehekülg kuhuviia.ee alati mulle head nõuda andnud. Kas me ise saaks hakkama? No tuleb hakkama saada, aga seal eksiti ikka väga palju. Võibki vist öelda, et see on meil alles lapsekingades, et ainult üks võistleja tegi ära maksimumpunktidele. Teistel kõikidel ju juhtus siis
eksid apsakaid, eks ole, et eks ta võib olla natuke ärevuses seal ja et kui mul on nagu rohkem aega mõelda, et võib-olla teeks mõne teise valiku, aga nad kõik, keegi me ei näinud tegelikult seda, et keegi oleks lihtsalt tõstnud midagi käest ära, ükskõik millisesse kasti, et nad kõik ikkagi lugesid ja vaatasid ja püüdsid nagu aru saada see hetk. Ja ma saan aru, et need, kes nagu kõige rohkem või pikemaks ajaks kinni kiilusid, et neil oligi väga raske, et kuhu ma selle jäätisepaberi panen. Ja siis võiski juhtuda, et ta läks sinna, mis see kõige lähemal oli. Aga oleme ausad, see on ju endalegi raske, kus see õige koht siis täpselt on. Ma tean, kuhu jäätis panna, aga paberiga võib keeruline olla. Ja nüüd alusta, palun. On vaja siis nüüd vaip tolmuimejaga puhtaks saada. Ja vaibas on väga-väga palju sees olevat mustust, aga me ei saa seda hinnata ja sellepärast on sinna vaiba peale pandud niisugused piisitillukesed paberitükikesed, et me nagu visuaalselt näeks, aga et ta on niimoodi korralikult selle ära imenud. Seal tuleb jälgida, et tolmukott ei oleks täis, sest kuhu see sodi muidu läheb seal tegelikult. Seal tuleb vaadata, et juhe ka katki ei oleks. Katkisi juhtmega ei ole mõistlik töötada, on ohtlik. Tolmu imemises võib valesti minna see, et ma nagu tuuseldan selle tolmu imejaga. Ja kui ma nagu liiga kiiresti imen, siis sealt vaiba seest ma tegelikult tolmu kätte ei saa. Ja ma ei tööta ergonoomiliselt, ma töötan nii, et ma teen oma kehale liiga. Tolmu imejaga läks hästi see, et ma jõudsin vähemalt vaiba puhtaks teha. Halvasti läks tolmu imejaga see, et ma ei jõudnud aega sinna juhtme kerimisel, aga see ongi raske. Nii, aeg. Võistlus on täies hoos ja endiselt minu kõrval on Kristen, aga me pole nüüd üksi, me võtsime siia ka Helge, kes võib-olla teab koristamisest natuke rohkem kui meie kahe peale kokku. Teate, nüüd juhtus selline lugu, et keegi otsustas selle kohvi. Oi, ei. See kõlab nagu mina. Juba halvasti, nii. Oi, ei. Natuke aega tagasi oli see jookkohv, nüüd on mustus, sest ta on põrandal. Just. Efektiivne jätkusuutlik töö on see, et ma minimaalse ajaressursiga saan selle mustuse eemaldatud. Just. Parema hinde saab see, kes kiiremini ja efektiivsemini. Ja ikka loomulikult elus on kiirus ka, kõik tahavad ju kogu aeg kiiresti kõike saada. Kes saab selle kätte siit võimalikult lihtsalt, jätkusuutlikult ja kiiresti. Kõrs oleks hea praegu võib-olla sellega. Kellegil on kõrtua, Kristelile. Kõrrega lihtsalt. Vaat seda ei osanud siia panna. Minu puhul on tavaliselt see, et see plekk läheb alati veel suuremaks ja lõpuks terve see plekk katab terve põranda. Seda nimetatakse määrimisteenuseks, mitte enam puhastusteenuseks. Aga ma väga soovitan teha puhastusteenust ehk puhastada. Okei. Läks! Sa lähed seda teed pidi või? Kõige lihtsam. Vaata, kas sa ei saa puhtaks ikka? Mul on juba puhas. Näed. On või? Muidugi. No ära, kuule. Näed. See asi ei lähe siia otsagi. Ma räägin, tehnika. Sellega peale ei maksa kunagi oota. Kõige kindlam, füüsika. See tuleb siit ära võtta. Nii, samal ajal, kui sa paned alles toru otsa, mul juba on. See läheb tagasi. Kuule. Näed, asi käib kähku. Ma tegin ühe liigutusega sama palju kui sina 10-ga. Nii, ja mõelge ka kasutatud ressurssidele, ergonoomia, et kuidas me töötame, et meil lihtne ja kerge oleks. Absoluutselt, kohe hakkame mõtlema. Nii? Midagi ei ole. Ei, oot. Ma kallaks vett ühe pange siia peale ja lüüks laiali kuidagi. Nii. Ahah, niimoodi. See tähendab seda, et sa tegid valesti. Ma sain aru, jah. Mul abikaasa ütleb samamoodi, ahah, siis sa saad aru, et kõik on vaat seda, Kristen. Oot sulle. Ma arvan, et see põrand pole nii. Nii ja toolt veel näinud, jah? Jah. Niimoodi läikin ka, vaata, ebareaalne. Erinevad taktikad, aga lõpptulemus on ikka. Kuidas te ennast äärased tunnete, et kui 8 tundi niimoodi töötada ja puhastada? Aga okei. On, jah? Ei. Niimoodi nühkides tuleb meelde, kui vana ma tegelikult olen. Ongi nii, jah? No aga tegelikult läigib põrand ikka väga hästi. Kui vaadata seda nii-öelda puhtust, tõepoolest nii on. Aga teeme nii, et ma teen ka korra selle läbi. Okei, no proovime, vaatame, mis sa siis teeksid. Aga me oleme kõik tarvikud juba ära kasutanud. Olete või? Mul ei ole neid tarvikuid vaja. Okei.
see oli mu esimene mõte, tead seda või? Aga tead, et esimesed mõtted on alati nagu parimad. Ma ei julgenud, ma läksin, Kristjan hakkas siin võõruma ja... No vaata, aga sa pead ka lollisi siin vaatama. Ma olen aru saanud, et selle peale pühitakse ainult toll. Ja ma ka, ma ei julgenud sellepärast, et siis ma mõtlesin, et aga kui ma nüüd siit võtan ära, siis see on pärast mitte kõige ilusamas korras. Ideaalis võiks nüüd mul tõesti olla üks niisutatud mopp, on ju, mille ma üle käin, sest tavaliselt ju ma võtan plekid eemaldatakse enne, kui hakatakse tervet põrandat tegema. Ja käpuli ei tasuks minna, et sa tõdesid ise, et väga-väga raske on, kui on käpuli. Sa läksid käpuli või? No ja kohe. Ma läksingi. Fakt on nagu see, et siin on natukene kohvi praegu. Aga selle suurema koguse kohvi eemaldamiseks ei kulunud hetkel minul ühtegi lappi. Neid peab ju keegi midagi nendega tegema. Paberit on ju ja ma ei hingelda. Puhtuse eest, härrad, ma annan teile tõesti 5 tulemus. Aga protsessi eest. Ergonoomia, meil noori ka hinnetakse seal ergonoomiat, andke andaks, aga 1. 1? Ja. Ma pole nii halba hinnet veel varem saanud siin saates, tead seda. Aga järjelt oli ikka väga valesti. Kui ma lubaks teil niimoodi teha, siis vaata juba oli paari minutiga siin selgu alus. Absoluutselt ja jälle targem. Suur aitäh, õppisime väga palju. Loodetavasti saame kasutada. Mina oma salongis äkki isegi midagi siit-sealt saan teha näiteks. Aga meie võistlejatel on ülesanne kohe-kohe lõppamas, nii et lähme vaatame, kuidas neil läheb. Paremini kui meil, ma arvan. Alguses ma mõtlesin, et ma teen selle tolmuimejaga edasi-tagasi liigutusi, aga selgus, et nii ei saa. Siis ma pidin tõstma seda kogu aeg üles ja siis tõmbama alla tagasi. Ja niimoodi terve vaip. Lõpptulemusega ma olen väga hästi rahul, aga mul tuli väike viga sinna sisse. Nimelt ma unustasin enne algust kontrollida tolmuimeja kotti. Alati enne tolmuimejaga tõmbamist tuleb kontrollida, ega see täis ei ole, sest et muidu teeb pauku. Aitäh sulle, väga hea töö! Mul oli töötada tolmuimejaga raske, kuna tolmuimeja tekkis vaiba külge jääma ja ma unustasin reguleerida tolmuimeja varre, kus ma siis käe kinni hoian. Mul oli võistluspinge ka, et see oli ka see, mis seda mõjutas. Tolmuimeja utsik eriti nagu ei liikunud, sellega oli väga raske ja siis sinna läkski mu aeg ja siis ma nagu, et sa ei tahtnud koostööd teha. Ma proovisin tõmmata, aga ikkagi ma sain vähemalt vaiba puhtaks, et seegi jah. Algul natukene tolmuimeja tahtis õhku tõusta, aga sai ära tehtud. Самое трудное — это сам пылесос. Его сама техника очень какая-то странная, типа то, что он какой-то был убитым. Часть, где он падал, вот эта сама труба как-то сама снялась. Я был немного удивлен типа его состояние. Не было специального обдува, чтобы меньше было вакуума этого пылесоса. Были большие проблемы с пылесосом самим. А так, я думаю, что я более-менее справился. Была другая импровизация сыграл. Я так, потому что я смотрю, типа, что я фиг справлюсь со своими силами еще. То, что там вообще капец было. А так, молюсь, что у меня все получилось. Меня возьмут в финал. Kannatus pandi proovile ikka päris mitmel. Oli ju keeruline vaip, pika karvaga suhteliselt ja võõrad tolmuimejad. Just see kindlasti tegi selle olukorra natuke raskemaks, et kui ma olen harjunud töötama ühe masinaga, ma juba tean teda ette, aga praegu oli vaja üle vaadata, et kuidas ma seda masinat reguleerida saan, eks ole, ja kuidas ma seda juhet sinna peale või maha võtan, et see kindlasti tegi selle natukene keerulisemaks. Aga tõesti, mina arvan ka, et see meie tänane vaip on olnud selline proovikivi, et kõik need, kes nüüd täna selle ära puhastasid, siis enam raskemaks minna ei saa. Vaip oli ju ka põrandaküljest lahti, et tihti lugu on ju ikkagi ta põrandaküljest kinni. Koduvaibad on kõik lahti. Koduvaibal on kõik lahti. Aga visadus, 5 lihile. Just.
Põhivooru ülesanne on tehtud, kohtunikud on kõik tööd ära hinnanud ja nüüd saamegi teada, kes on need 3 finalisti, kes liiguvad edasi finaalvooru, kus selgub meie noor meister. Nimed ütlen ma juhuslikus järjekorras. Esimene finalist on... Parim asi, mis võib juhtuda siin võistlusel on see, kui ma saan esikolmiku hulka, aga ma ei saa 100% väita, et see juhtub. Kadi. Ma ei oleks kunagi arvanud, et mul nii hästi läheb, kui läks täna mul. Teine finalist on... Вначале, когда я стоял и слушал ведущего, мне сердце так стучало, капец как, то что я стою и думаю, пусть меня. Кирилл. Мое имя говорят, да я был удивлен, то что вау, я туда попал. Это было такие эмоции, что нельзя даже сказать, это надо почувствовать. Kuna mul esimene ülesanne läks natukene halvasti alguses ja teine läks paremini, siis ma olin kahe vahel. Kas ma saan või ei saa? Ja kolmas ehk viimane finalist on... Kai. Aga ma sain. Ma olen väga-väga üllatunud. Palju õnne teile, aga teeme ka teistele võistlejatele suure aplausi. Teiega kohe näeme, sest algab finaalvoor. Kui ma saaksin selle nooremeistri tiitli, siis ma oleks väga šokeeritud. Puhastusteenindajate nooremeistri võistlus jätkub. Minu kõrval seisavad 3 finalisti ja varsti me saamegi teada, kes võidab nooremeistri tiitli endale. Ma arvan, et ma võidan nooremeistri tiitli, kuna mul läks tänastel 2 võistlusalal läks väga hästi ja kui mul nüüd finaalis ka väga hästi läheb, siis võin võita nooremeistri tiitli. Kallid finalistid, olete te finaalvooruks valmis? Jaa. Väga hea, aga siis alustame. Для меня это дает как опыт и знание за это, то, что я попал в Нордмест, и я получил какой-то большой опыт, и я могу дальше, как если что, пойти на работу, это как типа галочка, можно сказать, типа для работы поможет очень хорошо, типа, о, молодец, ты типа в Нордместе участвовал и занял место, молодец, мы тебя принимаем там. Head võistlejad, oleme jõudnud finaalini. No finaal on juba selline natuke erilisem, aga samas väga-väga eluline. Teil tuleb puhastada tool, laud ja paberihoidik. Teil on aega 15 minutit ja aeg läks käima nüüd. Finaalülesanne on üles ehitatud tüüpilisele mööblile ja me märgime ära puutepinnad sellise salapärase pliiatsiga, mida silmaga ei näe, kus on need kohad. See on ka paljudes koristusalastest teadusuuringutes täiesti kasutatav meetod. Kontaktnakkused levivad just nimelt puutepindade kaudu. Ehk need ei tundu võib-olla mustad, aga nad on saastunud, nad peavad olema hoolikalt puhastatud ja seda me täna siis mõõdame. Iseenesest see ülesanne kui nii ei ole raske, aga see vajab tähelepanu. Minu nimi on Kai, ma olen 19-aastane ja ma tulen Järvamaalt. Vabal ajal mulle meeldib käia jalutamas, sõpradega aega veeta ja väikeste vendadega mängida. Kui ma nüüd selle kooli ära lõpetan, siis on mul plaan võtta väike puhkus ja ilmselt ka edasi tööle minna. Меня зовут Кирилл, мне 17 лет, я учился в Таллине ракетный колледж, живу в Таллине. В свободное время я занимаюсь как волонтерством, вапотахликом, занимаюсь концертными залами, музыкой, стрит-артом и много чем еще, и иногда фотки, то одежду смешано. Я думаю пойти на еще обучение, чтобы как-то, можно сказать, получить как типа среднего образования на какую-то другую профессию. Mina olen Kati, ma olen 19-aastane, tulen Tõõraste külast. Minu hobideks on raamatu lugemine, muusika kuulamine, spordi tegemine. Pärast kooli lõpetamist ma tahan minna tööle väiksemasse ettevõttesse.
ma siiralt usun, et meie võistlejad saavad hästi hakkama, sest teades meie pühendunud õpetajaid, teades meie puhastuse kogukonda, kuidas innuga tõesti silm särab, seda valdkonda õpetatakse, arendatakse, siis ma usun, et nad annavad endast parima. Kõige rohkem aega kulus pisidetailidele. Väiksed tolmujupid ja siuksed värgid. В финале удивительно было даже для меня очень просто, как будто. И вроде все хорошо сделано, но была такая маленькая проблема, что я не вытерел нижнюю часть, где вот эта палка торчащая была. И я его не смог вытереть. Вытереть там и прочее. Ma nägin kõige rohkem päeva laua puhastamisel äärtel ehk küljed siis. Mulle tundus, et need olid mustad ja need vajasid nagu rohkem puhastamist. Teil on kulunud täpselt 5 minutit. Valmis. Kui ma olin juba selle ülesande nii-öelda siis juba lõpetamas, ma hiljem märkasin, et seal laua peal on veel mingeid asju, mida ma oleks saanud ära pühkida. Aga mul olid juba kõik lapipooled kasutatud. Ja ma olin juba lõpetanud. Ma arvan, et te võite hetkeks minna välja. Kui me hindame tulemust, siis UV-lamp paljastab selle tegelikkuse. Kontrollime siis, kui puhtaks on läinud. Siin on puhas. Puhas. Ka on puhas. Inimesed võivad väga erinevaid kohtasid puudutada, nii et võib-olla ei tule lihtsalt selle peale, mis kohti inimesed puudutavad. Aga see on oluline. Ja siin on väikesed täpid järgi jäänud. Ma usun, et ma selles ülesandes oleks saanud ka lauda paremini teha. Siin on natuke segadus. Siin on natuke jäetud asjad segamini. Ma arvan, et ma olin finaalülesandes parim. Siit on puhas. Vaatame siis üle tooli. Siin vist on puhas. See on puhas. Siin on puhas. Siin on jäänud üks väikene kriips järgi, jah? Nii. Kolmas võistleja. Если я попаду на первое место, надо придумывать, что говорить. See on puhas. See on kenasti puhtaks läinud. Я буду на лучшее надеяться, конечно же, чтобы получил первое место. See on... Paistab puhas. Tundub puhas. Oi, ja siin on jäänud rist täiesti tegemata. Ilmselt tegi selle asja nüüd hästi keeruliseks see, et tegu oli puutepindadega, et meie võistlejad pidid tegelema nähtamatu mustusega, mis on tegelikult olemas. Et see sama mehaanika ja õige tekstiilide niisutamine on nagu kindlasti esikohal. Minu meelest hakkas siin lõpuks rolli mängima see, kuidas kellelgi närvi oli, kuidas ta oma niisutamisega hakkama sai. Kuigi meil oli aega antud võistlejatele 15 minutit, siis enamus sai seal 5 ja 6 minuti vahel oma tööga juba ühele poole. Nad olid ääretult nobedad. Et see üllatus, see kiirus. Tegelikult ju kõik need nähtamatud mustused peaaegu leiti ülesse. Jäi ainult üks, mis jäi puhastamata 3 võistleja peale. See tähendab seda, et kõik pinnad, mida vaja oli puhastada, puhastati. Ma usun, et see on täitsa õige, kui me ütleme, et nad on tegelikult kõik meistrid. Väga tugev, väga tasavägine finaal. Ma arvan, et ma võiks küll saada nooreks meistriks. Kohtunikud on finalistide võistlustööd ära hinnanud ning kohe saamegi teada, kes saab sel aastal puhastusteenindajate nooreks meistriks. Ma palun koos oma kutseõpetajatega lavale Eesti parimad noored puhastusteenindajad. Kirill Tallinna rakenduslikust kolledžist, Kadi Võrumaa haridus- ja tehnoloogia keskusest ning Kai Järvamaa rakenduslikust kolledžist. Finalistid pingutasid kõigest väest ja said väga kenasti oma töödega hakkama. Nad kõik vääriksid nooremeistri tiitlid ja nende kutseõpetajad tunnevad kindlasti väga suurt uhkust nende üle. Aitäh kutseõpetajatele! Võitja välja kuulutamiseks palun lavale võistluse kohtunik Annela Tiitson ja toetajate esindaja puhastuseksperdi juhatuse esimees Helge Alt. Nooremeistri tiitli saab täna see võistleja, kes kogus põhivooru ja finaalülesande peale kõige rohkem punkte. Kohtunike esindaja Annela Tiitson, kes on puhastusteenindajate noormeister?
võistlusülesanded olid üsna keerulised, aga võistlejad olid tasavägised ja selle aasta võitjaks osutus Kai. Palju õnne kõigile finalistidele. Kadi, sina saavutasid teise koha. Kirill, sina tulid 3. kohale. Ja palun eriti suur aplaus uuele noorele meistrile Kaile. Kohtunike esindaja Annela Tiitson, mis siis Kaile võidu koju tõi? Kai oli väga põhjalik. Me elame viiruste maailmas ja meie tervis sõltub sellest, kui tubli see puhastusteenindaja on. Ta suutis ära puhastada kõik nähtamatud mustused. Aga hästi öeldud. Ja no Kai, sa üldse kohe ei oodanud, et see võit sulle tuleb. Kas tõesti tuli siis nii suure üllatusena? Ma olen väga-väga üllatunud, et ma võitsin. Ma ei oska seda sõnadesse panna. Palju õnne, teeme suure aplausi. Võitja saab endale nooremeistri tiitli ja auhinnakarika. Esikolmikule on auhinnad välja pannud Haridus- ja Noorteamet, Maxerv, Arkadia, Estco, Kärher, Pesuekspert, Puhastusimport, Vileda Professional ja Avera Trading. Toetajate esindaja Helge Alt, mida te soovite meie värskele võitjale? Soovin nii värskele võitjale kui kõigile finalistidele, et kui te igapäevaselt töötate, et ei unusta ära, kui oluline on puhtus ja selle loomine, sest millal seda märgatakse koristamist, siis kui miski on tegemata ehk must. Ehk et te mõistate, kui oluline teie töö on ja tunnete selle üle uhkust. Aitäh! Ja aitäh kõikidele võistlejatele, juhendajatele, kohtunikele ja muidugi koolidele, kus sirguvad tulevased noored meistrid. Järgmisel nädalal sõidame Jõhvi, sest Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses selgub tarkvaraarendajate noor meister. Võistlus ihaldusväärse tiitli nimel algab tuleval laupäeval kell 19:30. Kohtumiseni! Võistlejad, kas te olete valmis? Jaa! Mul on üks noormeistri võit juba käes. Kas tarkvaraarendaja tiitel tuleb ka koju või? Plaan on. Sa said humanoidilt korvi praegu. Ma tahaksin siinkohal ikkagi tänada enda OG-d Mattias Naani. Aitäh, et ära võtsid, sest isegi humanoidid sain korvi. Mul lihtsalt stress. Pidin korraks nagu maha rahunema ja siis ma mõtlesin, et äkki loeks ennem nagu juhendi läbi. Ja ma kutsun seda saatuseks. See on veebipõhine saatus.